Nooremeistrivõistlustel läheb alati tuliseks, sest kõik võistlejad tahavad anda endast kõik, et võita see nii ihaldatud võidukarikas. Nad on kõik oma ala parimatest parimad, kes valdavad oma tööd peensusteni. Siiski tuleb neil ülesande täpse sooritamise kõrval võitu saada ka võistlusnärvist. See võib panna ka kõige rahulikuma meelega võistleja sädemeid pilduma. Selle nädala kutsemeistrivõistlusel võtavad mõõtu noored keevitajad. Juba täna saame Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolist teada, kes neist noormeestest saab nooreks meistriks. Täna oleme Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis, mis üle-eelmisel aastal tähistas 50. juubelit. Kooli logolt on selgelt näha, mis erialasid siin õppida saab. Hammasratta motiiv viitab ehitusele, automaatikale ja remondile. Siin saab õppida väga erinevatel aladel, nagu näiteks autokere tehnikuks või siis sõiduauto diagnostikuks. Üks asi teeb selle kooli väga ainulaadseks. Nimelt on Tallinna Lasnamäe mehaanikakool ainuke kool Eestis, mis on sertifitseeritud keevitamise valdkonna koolituse läbiviimise alal. Ja just seepärast olemegi ainuõiges kohas, kus välja selgitada järgmine keevitamise noormeister. Kallid võistlejad, mul on väga hea meel, et teid on siin täna nii palju. Keevitajate kutsemeistrivõistlus on üks populaarsemaid. Tänavuseks mõõduvõtuks kvalifitseerus koguni 16 noormeest 6 koolist. Tänane võistlus koosneb 3 etapist. Pärast esimest ja teist vooru peavad mõned juba kahjuks koju minema, sest edasi pääsevad ainult parimad. Mina olen valmis. Kas ka teie olete valmis? No suurepärane. Võistlus hakkab nüüd. Eelvoorus peavad võistlejad kindla meetodiga kokku keevitama 2 metallitükki. Ülesanne koosneb 2 etapist. Esmalt peavad võistlejad jupid vastavalt juhendile korrektselt kokku punktima ehk sisuliselt tegema kerge eelkeevituse. Rasket seal ei olegi eriti midagi. Koostamisel ongi kõige keerulisem need detaalid õiges asendis paigaldada. Üks keerulisematest osadest on õige plaatide servavahemiku jälgimine, sest pärast sellest oleneb, kas talle õnnestub see õmblus või mitte. See on väga oluline moment. Nooremeistri tiitli nimel võistlevad täna Ilja, Ivan, Kaur, Gabriel ja Roman Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolist. Aleksander, Andres ja Kristoffer Tartu rakenduslikust kolledžist. Ma võidan, sest ma parim. Artur, Maksim, Nikita ja Stanislav Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest. Я хочу выиграть это шоу, потому что я достаточно подготовлен для него. Siim Rakvere ametikoolist. Loodad mulle hästi. Karl, Kristjan ja Karl-Anders Pärnumaa kutsehariduskeskusest. Minust saab noor meister, kuna olen palju harjutanud. Ning Kristo ja Priit Viljandi kutseõppekeskusest. Ma olen parim keevitaja siin. Ma ütlen ausalt, ma vaatan seda joonist ja ma ei saa mitte midagi aru. Seega minust vist ikka praeguste andmete põhjal keevitajat ei saa. Aga ma loodetavasti meie võistlejad saavad selle ülesandega kenasti hakkama. See ülesanne on, ütleme nii, et mitte kõige raskem, aga mitte kõige kergem. See on vahepealne. Ma arvan, et need ülesanded on teostatavad. Kui ei tule närvi sisse. See oleneb kõik harjutamisest. Kui sa oled hästi palju harjutanud, siis see on jälle kerge. Kui sa oled vähe harjutanud, siis see on raske. Mina olen, ütleks, vähe harjutanud. Minu ülesanne on kontrollida ja veenduda, et kokku pandud detaalid vastaksid joonisele. Kui kohtunikud möödsid mu tööd, siis kuna nad ei rääkinud midagi, siis tundus väga ilus töö. Mõnel oli võib-olla seal tolerantsist natuke väljas, aga see ei mõjuta otseselt seda kvaliteeti. Lootsin ainult, et kõik on õigesti. Saab kohe kiirelt keevitama hakata. Lihtsalt lootsin, et läbi saab. Ei pea uuesti lahti lõikama midagi.
Kui kohtunikud on võistlejate tööd üle vaadanud ja heaks kiitnud, saavad nad eelvooru teises etapis hakata oma konstruktsiooni täielikult kokku keevitama. Seis on väga tasavägine, et ei oska oodata, mis on lõpptulemus. Ma läksin keevitama õppima, sest tahtsin midagi uut proovida. Mul on hästi palju tuttavaid, kes keevitavad. Kunst on see keevitamine. Vaatame, mis seal täpselt toimub. Midagi ta kopsib. Aga aru mina ei saa, mida ta kopsib. У меня брат учился на сварщика, также он сейчас работает сварщиком, и он мне порекомендовал пойти на сварщика. Ma tahtsin lihtsalt midagi õppida, millega saaks päris elus hakkama, et raha teenida. Ma arvan, see mees võib kaugele jõuda. Ну, мне понравилась эта профессия, я подумал, что она достаточно перспективная и пошел учиться. Hea palk ikka ja töölised otsitakse. Я думал, куда мне поступить, на самом деле очень недолго. Посоветовал мне брата, он тоже учился на сварщика, тоже в Jihklinskом училище. Ma käisin mehhatroonika huviringis ja ma õppisin seal keevitamist, siis hakkas huvitama. Isa on seotud metallivaldkonnaga ja siis tema soovitas minna õppima keevitust. Ja tundub, et see mees teab, mis ta teeb. Tal on väga osav käsi. Esimese ülesandes on vaja kokku keevitada 2 metallitükki. Keeruliselt teeb see, et see on küllaltki ulatuslik keevitus. Nad peavad tegema ilusa ühtlase õmbluse. Sellise protsessi käigus võib metall nihkuda, võib kaarduda. Ka kogenud keevitajale nõuab see kindlat kätt. В сварке тяжело морально выдержать это все. Психологически изнашивает, ну и морально, если ты там по 6-8 часов в кабинке, считай, не вылази, ничего. Keevitamine on ju kunst, täpselt samamoodi nagu joonestuskunst või kokakunst. Et seal sa pead olema täpne ja kõik oma tegevused enne tegemist 9 korda läbi mõtlema. Keevitamine sobib eeskätt neile, kellel on hea pingetaluvus, hea tehniline taip ja hea loogiline mõtlemine. Hea keevitaja on kindlasti rahulikumapoolne, tal võiks olla hea kindel käsi, hea mõtlemisoskus, samuti iseseisvus probleemide lahendamiseks. Ma olen suht kindel, ma ei suudaks sellist asja teha. Märkasin, et kõik võistlejad ikka väga korralikult ja tähelepanelikult suhtuvad selle töösse. Kohtuniku tööd teevad keevitamise asjatundjad, kes jälgivad vastavalt detailsele hindamisjuhendile, kui täpselt võistlejad oma tööd on teinud. Hea keevitaja on kindla käega ja rahuliku meelega. Seda sama tööd ma olin koolis 2 korda läbi teen. Koolis tuli mul paremini välja kui siin. Самое сложное, наверное, это вот и был момент, когда ты обвариваешь, потому что тебе нужно, во-первых, правильный ток подобрать, попасть в эти катеты, и там много своих заморочек, а особенно с зачисткой это самое, наверное, сложное под конец было. See ülesanne oli paras pähkel. Kõige suurem väljakutse oli ilusa juure saamine. Polnud väga hästi harjutanud kõiki asendeid. Väga õudne oli. Ранее я сваривал подобные конструкции, поэтому я считаю, что эта задача была для меня не тяжела. Единственное, где я допустил ошибку, это в последовательности сварки. Изначально я должен был обварить ребра жесткости для того, чтобы пластину не повело. Но я начал варить по нижнее положение, поэтому пластину повело. Только потом я это понял, заварил ребра жесткости и начал варить по C. No ütleks, et päris raske oli. Ma pidin keevitama 5-kiilise traadikeevituse. See on keeruline sellepärast, et mul ei olnud eriti aega õppida seda esiteks ja teiseks oli halvas positsioonis. No nagu näha, seal keevitatakse, kuskil veel tambitakse, aga võistletel on jäänud veel paar minutit aega, sest varsti hakkavad kohtunikud nende tööd hindama. No minu jaoks vähemalt oli suht keerukas. Juur ei tulnud läbi väga.
Selles ülesandes oli kõige raskem traadikeevituse ja elektroodkeevitusega sama suure keevituse tegemine. Sellepärast, et vähe tunde oli selles aasta osas ja nüüd ei saanud väga palju harjutada. Kõik ülejäänud oli väga lihtne. Kahjuks arvan, et nooremeistri tiitel ei ole käeulatuses. Aitäh! Vaatame seda. Kohtunikena me jälgime visuaalset poolt, mis siis peaksid vastama standardile. 135 protsessiga keevitus on päris ilus ja kvaliteetne. Kõige olulisem on siis see, et ei oleks pritsmeid, siis et ei oleks poore ehk siis nii-öelda auke sees, ei oleks rellakaga sisselõikeid. Keevise kõrgus oleks selline, nagu joonisel on nõutud. Et põhimõtteliselt see töö vastaks siis joonistele ja nõuetele. No seda saaks ka paremini teha. Siin on ja siin on üle jälle kõvasti. Nii pikk sisselõiket küll ka ei ole lubatud. Kas see keevisõmblus tuleb korrektne või mitte? Et seal tuleb täpselt see nüüd välja. Et kui närvis nad on? Sul on siin väiksed märkid, näiteks selline auk, mis on ikkagi ei ole lubatud. Siin on kraater keevitamata ja siis on nähtav, et on poorid. Võib-olla on värin sees ja närv on sees, et siis kiirustavad võib-olla. On nagu üks põhjus, et miks vead tekivad sisse. Kõige levinumad vead olid sisselõiked ja poorid. Ja kindlasti olid ka jätkamise kohad, ehk siis õmblus ei tahetud ühtlaselt nagu kokku viia. Päris hea, sisselõige ei ole, poori ei ole. Geomeetria korras. Üks töö oli selgelt teistest parem ja siis ülejäänud oli keskmine tase, ehk siis kokkuvõttes see keskmine tase oli ühtlane. Oleks saanud paremini? Oleks tõesti. No teistele tuleb ka lootust ette ikka. Seda küll, jah. Ma olen peaaegu rahul oma lõpptulemusega. Vähemalt nüüd on tehtud, jah? Jah. Vaatame, mis saab. Keevitustöö hindamisel ei piisa ainult välisest vaatlusest. Vaja on piiluda ka materjali sisse. Mis asi see täpsemalt on siis nüüd? See on keevitusprotsessi jaoks tavaline kontroll, et mis me silmaga ei näe päriselt, mis metalli sees toimub peale keevitust. Seda meid aitab näha ultraheli, et kui on õhk on jäänud keevituses, siis seda me näeme tänu signaalile, mis on ekraanil. Numbrid näitavad sügavust metalli sees ja kõik teised asjad. Ma saan aru, et see on juba tegelikult siis teil juba läbi käidud. Mis selle siis võib-olla hinne praegu on? Kas seal olid mingisuguseid puudujääke või? Olid, jah. Oli? Ja standardi järgi nagu ei sobi hästi. Peab arvestama seda, et nad on kooliõpilised. Aga meie peame neid hindama kui professionaalne. Ehk siis me ei saa nagu standardi järgi nõrgemalt hinnata neid. Kui nad saavad lõppkokkuvõttes nagu vähem punkte, siis sellest ei tasu lasta neil heidutada, sest nad ongi siin selleks, et kogemusi saada. See, et nad üldse siia võistlema said, on nagu juba suur samm edasi. Võistlus oli väga tasavägine ja meie kohtunikud on kõik tööd üle vaadanud ja tulemused on käes. Ma arvan, et mul läks päris hästi. Ma isegi ei oska öelda, ma pole teiste keevitusi veel näinud. 6 parimat pääsevad edasi järgmisse vooru. Я думаю, что я пройду в финал, потому что я видел работу других участников. Ja need nimed on täiesti juhuslikus järjekorras. Maksim. Aplaus käänä. Teine edasipääseja on Karl. Mina siis on. Sina. Mulle tuli see üllatusena, kuna kohtunikud olid suht kriitilised mu töö osas. 3. edasipääseja on Ivan. Neljas edasipääseja on Karl Andres. Ma olen päris üllatunud, et ma siia jõudsin. 5. edasipääseja on Kaur Gabriel. Finaalvooru pääseb veel ainult üks võistleja. Я должен выиграть это шоу, чтобы показать, что я не зря учился 3 года в училище на сварщика. Я думаю, что я не попаду в финал. Я не верю в себя. Ei oska öelda, kas ma olen 6 paremi seas. Ei usu eriti. Noh, loota võib ikka. Ilja.
Palju õnne kõikidele edasipääsenutele ja ka teie, kes kahjuks edasi ei saanud, ärge pead norgu laske. See aasta ma tulin harjutama ja siis järgmine aasta ma võidan. Ja teisi ootab veel ees päris mitu ülesannet ja teile tuleb külla üks tuntud näitleja, kelle salahobiks on ka keevitamine. Sel nädalal võistlevad Eesti parimad noored keevitajad. Juba täna saame teada, kes neist saab nooreks meistriks. Keevitajate kutsemeistrivõistlust alustas 16 noormest, kellest finaalvooru pääses 6 parimat. Keevitajate kutsemeistrivõistlus jätkub. Finaalvooru eel on kohtunikel võistlejatele aga ootamatu teade. Kohtunikud otsustasid uuesti üle vaadata kõik tööd, sest ainult üks läbis ultraheli testi ja ülejäänud 15 ei läbinud. Ja kui seda täpsemalt uurida, siis selgus, et üks võistleja oli teinud veidi reeglite teistmoodi. Ta ei olnud jälginud täpselt protokolli, mis oli ülesandega ette nähtud ja seetõttu oli ta saanud parema tulemuse kui teised, minnes siis reeglitest väljapoole. See tähendab, et tema enam jätkata ei saa ning finaalvoorus võistleb algse 6 noormehe asemel vaid 5 edasipääsejat. Ainult üks saab selle noore meistri tiitli endale võita, aga selleks ootab neid ees veel 2 finaalülesannet. Pärast esimest finaalülesannet läheb 2 meest koju ja 3 pääsevad superfinaali. Võistlejate tegemisi kutsusin ma siia jälgima ühe väga-väga tuntud näitleja, kelle salahobiks on just nimelt keevitamine. Marko Matvere. Tere Marko, räägi meile, kuidas sa sellise alani jõudsid siis? Seoses koroonaga muideks ja meelelahutajatel kukkus töö ära, eks meil oli päevade ja nädalate kaupa oli vaba aega ja ma otsustasin valmis keevitada ujuva maja. Ja et selle ujuva maja kaalu kergemaks saada, otsustasin ma selle teha alumiiniumist. Ja selleks, et alumiiniumit keevitada, selleks tuleb päris palju harjutada, päris palju õppida ja siis läksin õpetaja juurde ja 3 päevaga nii-öelda tehti alustõed selgeks ja edasi juba pusisin ja sodisin ise, kuni asi hakkas natukene muljet avaldama. Mul on põnev selles mõttes, et kui ma oleksin noorem, näiteks 10 aastat noorem, siis ma arvan, mind võetakse siia kooli vastu isegi. Mina sellest alast ei tea väga midagi. Ma annan ohjad sinu kätte, et palun vaata, kuidas need mehed tööd teevad. Väga tõsised mehed paistavad. Väga tõsised mehed. Ja läheme edasi esimese finaalülesande juurde. Nad peavad koostama teeliide, aga nad peavad keevitama, kui siin on faas tehtud, peavad tegema põkkõmbluse. Ja põkkõmbluseks nimetame seda siis, kui serv on faasitud. Jah. Nüüd vaataja tahab teada, milleks seda faasi meil vaja on. Saaks niisama külje pealt päristada kokku, eks? Seda faasi on vaja siis, kui materjali paksust ei võimalda seda läbi sulatada. Ja läbi sulatada nagu terve paksuse ulatusel. Selleks seda faasi tehakse. Selles ülesandes on vaja näidata, kuidas tulevad keevisõmblused välja, nõuab kindlat kätt, ühtlase tempo hoidmist ja see põhimõtteliselt näitab, et kuidas õpilane on oma tundides omandanud keevituse põhitõed. Siia väiksesse pilusse sattuda on päris keeruline, et ta selle juurika siis ikkagi selle juureõmbluse nagu teeks. Jaa, see on tegelikult keerulisem tööd. Ja kui ma panin õigesti tähele, siis õige tööasend saab neil olema hoopis selline. Alt ülesse, jah. Kuna see on ikka võistlus, siis sellepärast see asend on keerulisemaks tehtud. Kõige keerulisem koht ongi see juuri läbimine valmistamine, sest kui osal ei ole korralikult ette valmistatud faasid, kui see vahemik ei ole korralikult ja valitud vastavalt tema oskustele, kui režiimid ei ole ka õigesti valitud, siis ta ei tulegi välja. Aga see pole veel kõik. Finaalülesandest tuleb keevitamise meisterlikkust tõestada veel ka teise tööga. See on märksa minu meelest arusaamatum, et milleks seda tarvis on. Ma saan aru, et on üks plaat ja sa pead siia peale just keevitama sellise 2 ristküülikku. 2 ristkülikut lihtsalt nagu metalliga täitma. Jah, nagu pindamine. Tuleb traatkeevituseks, poolautomaatkeevitusega ja elektroodiga. See ülesanne ei olnud väga raske, kuna seal pidi lihtsalt palja plaadi peale järjest õmblusi tegema. Kus seda kasutatakse? Näiteks, kui on vaja detaili taastada, ta on ära kulunud ja on vaja seda pinna taasta. Selle jaoks kasutatakse seda metoodikat. Või näiteks, kui on vaja pinnale lisada teisi omadusi, kui sa tahad, et ta oleks kulumiskindel või löögikindel või kuumuskindel, siis sa katatad hoopis teise materjaliga.
Jääme ootama siis tulemusi. Ma arvan, et see tuleb välja umbes keskpäraselt. Tõsise entusiastina. Mul on oma mask kaasas ja ma vaatan, üks noormees seal parasjagu keevitab. No, tundub, et mees on väga kindla käega. Minul nii kindlat kätt kindlasti ei ole. Vaatame teistesse boksidesse ka. Ülesanne tundub pits raskem kui esimene. On rohkem vaja teha eeltööd ja pärast tööd. Kui kõik hästi läheb, siis ma saan 3 parima sekka. Kas keevitamine on selline kutseoskus, mis läheb meelest ära ka aastatega või ei lähe? Jaa, seda võib võrrelda jalgrattaga sõitmisega. Kui sa õpid ära, siis sa ära unusta. Aga 2-3 aastat ei ole sõitnud, siis rooli tunne ei ole juba sama. Sa pead harjutama. Sa teha juba lihtsamad asju, keerulised asju juba ei saa teha. Sa pead harjutama. Для меня самое сложное в сварке – это найти удобное положение. И это тяжело в формировании корня шва, потому что толщина 12 миллиметров, и нужно пробраться туда горелкой, чтобы сделать шов красивый и качественный. Lisaks kõigele, eks ole, nendele paljudele keerukustele, mis siin on olemas ka siis väga erinevad keevitusseadmed. Mina olen muusik, eks ole, mul on 2 akordioni, aga 4 keevitusaparaati. Ja ma võin öelda, et neil on kõigil väga erinev iseloom. Ongi oma iseloom tegelikult ja tippkeevitajad on väga harjunud ka enda oma seadmega. Kui sa annad tippkeevitajad teisse seadme, ta ei tulegi kohe välja, sa pead sellega ära harjuma. Põhiline tööriist siis keevitaja käes on nüüd see, kuidas seda nimetatakse üldse eesti keeles? See on tegelikult keevituspõleti, keevituspüstol ja inglise keeles on MIG-gun või torch lihtsalt. Ma saan aru, MIG on, eks ole, siis metal inert, eks ole, gas. Mis asi siin nüüd toimub, et inimesed aru saaksid? Jah, siin vooliku sees jookseb kõigepealt traat, millega hakkamegi keevitama. See on siis nagu see täitetraat. Jah, just, mis hakkab sulama ja formeeruma meie õmblust. Ja lisaks jookseb ka kaitsegaas. Ja tavaliselt siis on see CO2, eks ole? Enamasti juba argoonisegu. Argoonisegu, jah. Siis see kaarleek tekib, eks ole, selle traadi ja materjali vahel. Ehk siis see on ühtlasi siis nagu anood või katood, kuidas parasjagu... Jaa, oleneb sellest, mis polaarsuse valib. Jah, oleneb sellest, mis polaarsuse valib. Aga nüüd väga oluline asi, mina kui harrastuskeevitajana tean, on selle seadme menüü ehk settingud. See võtab ikka tükk aega enne, kui sa hakkad orienteeruma, mis asja need numbrid kõik tähendavad. Jah, sa ei saa kogu aeg valida täiesti suvalise parameetri. Sa pead, ütleme, iga traadi kiiruse jaoks on oma voltide vahemik, kus ta toimib. Ja lisaks siis mängib rolli väga kvaliteetse õmbluse puhul ka see, kuidas sa seda püstolit või põletit hoiad. Kui kaugel detailist ja millise nurga. Jaa, see kõik oleneb. Ehk siis peale selle käeasendi ja selle väga peenikese nii-öelda liigutuste mehaanika sa pead omandama ikkagi kogu selle aparaadi hinge. Pead ja see nagu eristab väga nagu tippkeevitajad, lihtsamast keevitajast. Aga noor inimene praegu, eks ole, kuulab seda meie juttu ja mõtleb, oi, see kõik on minu jaoks liiga hull, ma ei jaksa niisugust asja, ma ei saa aru mitte midagi. Kas see hirmutab ära inimese noore? Ei hirmuta. On võimalik ikkagi ära? On võimalik, on vaja lihtsalt proovida, siis mõelda, mis tulemus on. Ja siis teha analüüsi ja teha parandusi. В этой задаче у меня была одна единственная сложность – это формирование корня шва в вертикальном положении. Со всем остальным, я считаю, я справился хорошо. See ülesanne minu jaoks oli suht raske, kuna jällegi oli probleeme juure läbipõlemisega, aga selle ma sain siis lahti lõigata ja teise korraga õnnestus. Pidime tegema teliit elektroodi ja traatkeevitusega. Ma mitu korda proovisin, aga mul ei tulnud ükski kord juur läbi. Ei saanud hakkama. Kuna pole seda keevitust kunagi varem teinud, siis oli suhteliselt raske seda teha ja ei tulnud lihtsalt välja. Ja teistel võistlejatel tundus, et läks kõvasti paremini kui mul.
tule välja. Ma näen, et need saavad hakkama, mul ei tule välja. Mul nii... Ei olnud minu peal. Arvasin, et ei lähe nii hästi, et jääb vahet pole, kas teen ära või teele jääb ikka viimaseks. Ma saan väga hästi aru, miks ta loobus, sest kogu aeg olid kaamerad selja taga, pinge oli peal ja kui 3 korda juba välja ei tule, siis võibki lihtsalt nii minna. Mina alumiiniumi keevitajana tean, kui kergesti juhtub suur auk tuleb detail. Sa vaevalt puudutad seda juba suur auk, nii et vaata, pista pea läbi. Või lihtsalt üldse keevis hakkab vahutama. Ja vahutama niimoodi. Väga palju läheb nässu alguses, et ei tule välja. Et siin täna ka üks noormees närviliselt virutas ristat nurka, ütles, et tal on kõrini ja ta ei jõua ja ta ei jaksa ja viskas kopa nagu ette. Et mul on ka paar korda olnud sellist tunnet selle protsessi käigus, et pagan ostaks veel ühe akordioni parem. Mitte keevitusagregaadi. Olen rahul vähemalt, et sain teise vooru. Сегодняшней задачей было собрать тоже конструкцию, 2 детали, варить вертикал снизу вверх, а дальше сделать наплавку на отдельные детали. У меня ничего не получилось, в финале меня не ждите. Tema tegeleb praegu selle ülesandega, mis on siis sirge plaadi peale, tuleb siis keevitada selliseid kõrvuti asuvaid jooni, et sa nagu kasvatad materjale või täidad selline täite materjali ühtlane kiht. Marko. Mis? Mis sa teed nüüd? Oot, õige mees õige koha peal, pane pähe ja kuku treenima, see on simulaator. Ma olen seda sorti keevitust nagu kõige vähem teinud. Ja nüüd peab mina seda tegema? No, sina proovi. Ma pole kunagi teinud seda. Aga midagi ei juhtu selles mõttes, et see on simulaator. Näiteks viimati ma sain katsetada merekoolis laeva suure tankeri juhtumist samasuguse simulaatori peal, mis oli nagu 3D. Et päris huvitav, ma ei teadnud, et selline asi nagu keevitussimulaator üldse eksisteerib. Ja hakka nüüd liikuma mööda seda rohelist, vaata seda sama joont mööda punase suunas. Ja aeglasemalt natukene. Praegu on liiga kaugel sul elektronmaterjalist. See simulaator nagu näitab kõiki vigu, mis sa teed. Päris kasulik ristapuu, et ta väriseb samamoodi ja hääl on samasugune ja pilt on üsna tõepärane. Kas sa tead, et on olemas selline asi nagu weld porn? Kui sa trükid sisse brauserisse weld porn, siis sa leiad igasugust huvitavat materjali. Marko, mulle tekib küsimus. Miks sa tead sellist asja? Sellepärast, et mind huvitab keevitamine. Seda on tegelikult kõrvalseisjale keeruline seletada, aga see ilmselt puudutab siiski ainult väga spetsiifilise huviga mehi, kellel on siis tehniline huvi keevitamise kui protsessi vastu, kes on saanud nii-öelda hamba verele ja nad vaatavad tundide kaupa internetist, ma ei tea, kas YouTube'ist või mõnelt teiselt lehelt, kuidas teised mehed keevitavad kuskil teisel pool maakera ja jagavad õpetusi. See on weld porn ehk keevitusporno. Keevitamine peale selle, et ta on rahvamajandusele kasulik. Me saame ehitada konstruktsioone, sildu, paake, laevu, autosid, mida iganes. On ta siiski ka perversne. See särin, kärin, põrin, sädemete pildumine, see sulav, see loik, ehk siis see tiik nagu inglise keeles pond, kus see sulametall nagu võbeleb, eks ole, sul seal silme ees ja see elektri, see surin seal. Ja pärast see tulemus, vastavalt sellele, kui kõva kunstnik sa oled, eks ole, et see kõik on omamoodi, kuidas öelda, erutav alateadusele. Mehe alateaduse jaoks on keevitamine erutav tegevus. Sa enne ütlesid, et sa alustasite koroona ajal, eks meil kõigil koroona ajal olid rasked ajad, selles mõttes ma saan aru, miks sa keevitamisega alustasid siis. Aga, tead Marko, meil on tegelikult võistlejad töödega lõpetanud. Lähme vaatame. Ja nüüd on aeg kohtunikel siis tööd üle hinnata ja siis me saame juba öelda, kes superfinaali pääsesid. Nii õmblused. Materjali vigastus. Just. Siin ka. Et ei ole siin korralikult maha käinud. Aga pind on üsna sile. Ma pean mõõtma sisse mingit sügavust. Algus on natukene kehva. Teine detail. Siin on muidugi selgelt näha, et üks on tulnud palju paremini välja kui teine keevitusmeetod. On näha tema jaoks, see oleks vist lihtsam. Ja reegel on täidetud.
Ja see ka täidetud, iseenesest on hea. Noh, enam-vähem. Poorid puuduvad, eriti keevitusel. Finaalülesanne on tehtud, tööd on kohtunike poolt hinnatud ja nüüd saame teada, kes pääsevad edasi superfinaali. Я сам не знаю, загадывать не хочется, но и в принципе я бы хотел тоже пройти. Ma ei oska praegu öelda, kas ma saan 3 parema sekka. Ja täiesti juhuslikus järjekorras pääseb edasi Ilja. Mees on väga üllatunud. Teine, kes saab superfinaali edasi, on Maksim. Ja kolmas edasipääseja superfinaali on... Ma loodan, et saan 3 parema sekka. Ivan. Karl, sa said 4. koha. Ära pead norgu lase. Jätka oma tegevustega. Aga palju õnne teile. Teid ootab ees nüüd superfinaal. Keevitajate kutsemeistrivõistlusel oli algselt 16 võistlejad. Eelvoorust me sõelusime välja 5 võistlejad ja nüüd superfinaalis jätkavad 3 võistlejad. Üks neist võidab nooremeistri tiitli, kuid kes, seda me veel ei tea, sest võistlus on olnud äärmiselt tasavägine. Aga enne, kui me jätkame superfinaaliga, tutvume meie superfinalistidega. Меня зовут Иван Коптев, мне 18 лет, я учусь механика Коль. Мой отец сварщик, живем вроде неплохо, я решил тоже стать сварщиком. Попробовал у отца на работе поварить, и мне понравилось. Мои планы на будущее. Я планирую пойти на дополнительный курс по тик-сварке, поработать в Сталине 2 года примерно, набраться опыта, и в дальнейшем ехать за границу работать. Финляндия, Швеция, вот куда получится. Свое свободное время в основном я провожу с друзьями. Гуляю, катаюсь на машине, все в этом роде. Меня станет этот нормейстер, потому что я к нему готовился. Меня зовут Илья Кузнецов, мне 19 лет, я учусь в Сталинской механика Коль. У меня друзья тут учились, и это хорошая профессия, где можно развиваться и зарабатывать. Мои планы на будущее. Я хотел бы поработать в какой-нибудь другой стране, там попробовать поварить. Кроме сварки, в свободное время я сплю и играю в компьютер. Я должен выиграть это шоу, потому что это довольно перспективно занять 1 место. Меня зовут Максим Павлов, мне 18 лет, я учусь в Удавирма Куцехаридус Кескус. Сварка мне понравилась, потому что это перспективная работа, и я получаю от этого удовольствие. По возможности как можно раньше уехать за границу, получить весь опыт. И если все будет хорошо, пробовать свое предприятие открывать и так далее. Я должен выиграть, потому что я упорно готовился и хочу это. 3 parimat keevitajat ootab ees veel viimane pingutus, superfinaal. Tere taas võitlejad. Palun, võtke joonised ja detaalid ja võite alustada. Superfinaalis peavad võistlejad kokku keevitama kuubiku ehk siis tuntud täringu. Mõõdud on tunduvalt väiksemad kui ennem, mis tähendab, et peab olema peenem töö. Keevitusliidesed on väiksemad, aga just nimelt see metall nõuab ka teistsugust käitlemist. Roostervaba metalli peab kasutama. Ja see on midagi sellist, mida õpilased väga palju ei ole oma tundides kasutanud. See tuleb üldiselt kogenud keevitajal aastatega. Задача состояла в том, чтобы качественно сделать сборку куба и заварить. Nad peavad ise leiutama, mismoodi panevad neid kokku, mismoodi keevitavad kokku ja sellest oleneb see lõpptulemus. Было трудно сделать сборку, потому что нержавейка не магнитится и нельзя использовать магнит для сборки. Сложнее всего было сделать сборку, а точнее соблюдать углы 90 градусов. Samal ajal võistlusega toimub ka siin tööandjaid tutvustav mess. Ja nagu teada, siis keevitajad on väga vaja ja üks olulisemaid tööandjaid on PLRT grupp.
Keevitaja eriala sobib nendele noortele, kes soovivad väljakutseid, kes soovivad midagi teostada. PLRT puhul saab ennast rakendada laevaehituses ja laevaremondis. Lisaks on see tööga väga hästi tasustatud. Ütleme nii, et Eestis on umbes 3000 eurot palk kuus. Меня зовут Владислав Проедников. Я закончил таллино-ластная механика Коль, специальный сварщик в 2018 году. Я выбрал эту профессию, потому что я всегда равнялся на своего двоюродного старшего брата, и он также учился в таллино-ластная механика Коль, и также он начал работать в БЛД Групп. И поэтому мне стало интересно вообще, что из себя представляет специальный сварщик, какие виды и подобные этому процессу. Мне нравится делать то, что сама этот процесс рабочий, то, что как вид сварки, и как-то я чувствую себя каким-то более полезным, что делаю такие высокотехнологичные конструкции. Olin hiljuti Soome Vabariigi suursaatkonna vastuvõtul, kus vestlesin ühe väliseestlasega Rootsist, kes vaatas mulle otsa, ütles, et töötate PLRT grupis. Härrasmees ütles, et ma sain aru, et on 2 eriala maailmas, kus saab igal pool tööd teha. Esimene on keevitaja, teine on arst ja meditsiiniga seonduv. Selles mõttes on siin nii perspektiivi kui ka otsest vajadust igal pool. Эта задача была для меня легче, чем прошлая, потому что конструкция была малогабаритная и было разрешено сваривать в любом удобном положении. Я выбрал положение ПГ, сверху вниз. Трудно было собрать, легче намного заварить саму конструкцию полностью. У меня она прошла очень легко. Это вышло, думаю, неплохо, потому что я варил нержавейку первый раз, и вроде он не развалился. Думаю, нормально сварил. 2 võistlejat on veidike ees. Nemad juba puhastavad oma täringuid. 3. veel keevitab kokku, aga pool tundi veel aega, nii et on lootust, et ta saab valmis oma töö. Kui võistlusaeg on läbi, asuvad kohtunikud keevitustöid uurima. Noor meister selgub detailse punktitabeli alusel, kus hinnatakse võistlustööde kõikvõimalikke erinevaid parameetreid. Kas toode vastab joonisele ja kas mõõdud on täpsed? Paar millimeetrit puudu, pool millimeetrit puudu. Jaa, see on täpne. Pool millimeetrit puudu. Я не знаю, может и нет, а может и да. Но надеюсь, что выиграю. Vaatame siis keevituse kvaliteedi. Nurgad on kokku sulatatud ja maha lihvitud. Ta võiks olla rohkem tasane. Aga see jätab head muljed. Imbrus on rohkem laineline, ebaühtlane. Sisse võikeb ka. Jaa, see ei ole lõpuni seda kokku sulatanud. Я не думаю, что я выиграю нормейстер, потому что там был один участник, который варил тигом, и у него был опыт с нержавейкой. Я думаю, он выиграет. Rukukohad võiks nagu paremaks olla. Siin on liiga mada ümbrus, vaata. Jaa, seda on. Vajub. Selge. Ja vaatame viimast. Kõik ümbrused on ühtlased. Päev on olnud pikk, ülesanded on olnud mitu, konkurents on tugev. Usun, et tulevane hea keevitaja on see, kes võidab. Tegelikult on 3 head tööd ja meie jaoks see noor meister on teada. Да, я думаю, я выиграю. Noored keevitajad on võistlusega saanud ühele poole. See on olnud seni kõige dramaatilisem nooremeistri võistlus, milles võistlejad on käinud läbi tulest ja veest. 3 parimat on kõikides voorudes tõestanud, et just nemad on parimatest parimad ja vääriksid kõik nooremeistri tiitlit. Ja siin nad siis on. Eesti parimad noored keevitajad Ilja, Ivan ja Maksim. Samuti palun lavale kohtunik Andrei Tšekatovski ja võistluse toetaja PLRT grupi esindaja Roman Vinartšuk.
Aga kuna keevitajad on lühikese jutu mehed, siis kuulutamegi tulemused kohe välja. Kohtunik Andrei Tšekatovski, kes on selle võistluse 3. koha omanik? 3. koha on saavutanud Maksim. Maksim, palju õnne sulle, sa saavutasid 3. koha. Väga tubli. Ülejäänud mehed õpivad mõlemad Tallinna Lasnamäe mehaanikakoolis. Nii et nooremeistri tiitel läheb igal juhul teie koolile. Aga võitja trofeele kirjutatakse vaid ühe noormehe nimi ja selle me saamegi nüüd teada. 11 kogus kohtunikelt erinevates ülesannetes natuke rohkem punkte kui teine. Kohtunik Andrei Tšekatovski, kes on siis keevitajate noormeister? Noormeister on Ivan. Ivan, palju õnne võidu puhul. Ilja, sa said teise koha, sa olid samuti väga tubli. Kõikidest võistlejatest Ivan sooritas edukalt kõike ülesandeid ning seetõttu me andsime talle esimese koha. Я очень рад. Я проделал много работы, чтобы занять первое место. Ivan, kui üllatunud sa olid, et sa tänase tiitli võitsid? Я очень удивлен, что занял первое место, и я рад. Ja mida see tiitel sinu jaoks tähendab? Для меня это значит, что я проделал достаточно работы и добился своего. Võitja saab endale nooremeistri tiitli ja võidukarika, aga see pole muidugi kõik, sest esikolmikule on auhinnad välja pannud ka BLRT Grupp. Palju õnne, need on teie uued keevitusmaskid. Firma esindaja Roman Vinartšuk, mida soovite teie meie võistluse võitjale? Palju õnne enne kõike. BLRT Grupil on üle 50 ettevõtte 7 riigis. Olete oodatud. Meie juures töötavad ainult parimad, nii et palun astuge läbi personaliosakonnast. Aitäh! Ja aitäh kõikidele võistlejatele, juhendajatele, kohtunikele ja muidugi koolidele, kes kasvatavad tulevasi noori meistreid. Kuid järgmisel nädalal ongi juba käes meie hooaja viimane osa. Viimaseks võistluseks sõidame kaugele lõunasse Eesti-Läti piiri äärde. Valgamaa kutseõppekeskuses selgub, kes on Eesti parim hooldustöötaja. Nooremeistri tiitli võitja selgub järgmisel neljapäeval. Kohtumiseni! Täna selgub, kes on Eesti parimad noored hooldustöötajad. Sul on nii puhas voodi. Kas sa ikka magad siin? Kuidagi tunnen, et midagi jäi mul tegemata. Kui palatisse sisenesin, siis oli väga õudne tunne. Anna minu kätte, kampsu, ma aitan sul selle selga. Pane see selga endale. See ülesanne võis mulle maksta nooremeistri tiitli ja